Lenna Kuurma ja Mihkel Raud. Tere tulemast, Lenna. Sissejuhatuseks ma olen kuulnud, et naised üldiselt räägivad mundris meeste kohta väga-väga hästi. Tahad sa midagi öelda? Nice. Jaa. Tere tulemast aastahiti gaalale, Lenna. Mul on jäänud mulje, et pärast Vanilla Ninja viimase albumi ilmumist on sinu isiklikus karjääris justkui selline hoovõtmise aeg ja kuuldavasti on midagi ilusat sündimas. Kuidas sul läheb? Mul läheb väga hästi, aitäh küsimast ja tõepoolest, ma arvan küll, et peale Vanilla Ninja sükest vaiksemat perioodi olen ma tegelenud väga aktiivselt, et leida endale tiimi, kellega lõpuks ameti oma sooloalbumit tegema hakata. Ja ma olen leidnud selle tiimi. Vaiko Eplik on üks põhiinimesi, kes sellega kaasa teeb ja esimene singel koos Mihkel Rauaga. Mul on äärmiselt hea meel selle üle. Ja Raadio 2 on seda mänginud. Mihkel, oskasid sa oma kõige metsikumates unenägudes omal ajal ette näha koostööd Lenna Kuurmaaga? Ainult kõige metsikumates. Need, mis raamatukaante vahelt välja jäid? Mul on erakordne rõõm, teatavasti ka minusugune etableerunud kändab oma tagumikku välja ainult väga niisugustel ekstreemsetel juhtudel ja ainult väga eriliste inimeste jaoks. Ja kui Lenna Kuurma mulle helistas ja kohtingut nõudis, siis ma olin juba väga erutunud ja loomulikult kõrvust tõstetud. Aga kui ta siis hakkas rääkima mingisugusest võimalikust koostööst väga arglikult ja väga ääriveeri, siis ma läksin muidugi täiesti ekstaatiliseks ja olin väga rõõmus. Mihkel, oled sa ekstaatiline ka Eesti muusika osas? Üks juhtiva kommertsraadio juht ütles, et nemad mängivad Eesti muusikat sellepärast, et see on talutav, mitte sellepärast, et see neile meeldiks. Mida sina arvad? No ma olen konstantses ekstaasis, ma kuulasin ja ma ei tee nalja paar päeva tagasi umbes 18 korda järjest Pop-Idioodi ja Jaan Elgula lugu Mängin muusikat. Päris tõsiselt. Daamid ja härrad, Mihkel Raud ja Lenna Kuurma, aitäh!